investeerimisjutud. Ready and action. Halloo, Sõrs kuuleb. Tere tulemast kuulama investeerimisjuttude järjekordset episoodi. Stuudios on Meelis Maasik nagu ikka ja kuna Tarmo on ikka veel puhkusel, siis täna olen kutsunud saatesse külaliseks Jürgen Pikunovi Privaatpanganduse osakonnast. Tervist, meeldib täna kutsumast. Jah, tänud, et tulla said, aga et siin vahepeal on ju aprillikuu läbi saanud, ilmad on tasapisi ainult soojemaks läinud ja siin nädalavahetusel oli päris mõnus päikse käes siin juba natuke peesitada ja siuke mõnus, linnud on ju tasapisi laulavad, inimesed tulevad peale pikka nii-öelda talve päikse kätte nina soojendama. Aga jah, justkui nagu kõik tundub väga kevadine siuke idüll ja rahulik, aga kui vaadata nii-öelda geopoliitilise nurga alt või mis turgudel nagu toimub, et siis seal ei ole üldse nagu väga rahulik, et kui vaadates tagasi, mis siin nii-öelda USA turud eelmine nädal tegid, et siis usume mitte, aga turud tegid uued tipud, all-time high nii S&P kui ka Nasdaq ja tegelikult tehti ka ikkagist ajalugu, kus S&P lõpetas 1 kuu jooksul 10% kõrgemal ja Nasdaq kogunist 1 kuuga 15% kõrgemal, et need on nagu ikkagist aasta tootlused tegelikult keskmiselt ja loomulikult sellist aprilli tootlust ei ole siin viimased mingi 26 aastat olnud, et väga-väga ajaloolised numbrid, ja mis on nagu huvitav, et samal ajal tegelikult ka nafta tegi enda mingi 4 aasta tipud on ju korraks, siin eelmine nädal küll natuke on ju rahunes ja tuli nüüd allapoole, aga siiski Brent käis korra $126, et väga-väga kõrgel, et Jürgen, et kuidas sulle tundub, mis täna sinu tunnetus on, kus need turud siis on, kas me oleme täna nagu eufoorilised või on see, ma ei tea, turgude mingi valasti hinnastamine kogu seda konflikti või Ja mul isegi nagu, mulle väga meeldis, kui hoomavad sa võtsid samaaegselt ka kokku, et mis mul praegu pähe lõi on see ka, et sa tõid välja ka meeletult tugeva aprillist, et statistiliselt aprille nagu väga minu arust kõige tugevamatena ei tuntagi ja siis nagu nüüd on siuke nagu rekordiline kuu ja nii tugevat turgu ei ole aastas minu arust 2022 olnud S&P suhtes, et wow, et kui nagu rahulikult nagu mõelda endamis, et kui palju tegelikult eeldasid või ootasid siukest nagu liikumist keset energiakriisi samaaegselt, et crazy, aga turgudest rääkides, et no eks neil on semiconductors või siis pooljuhid, eks ole, juhivad praegu turgu ja õigustatud muidugi, et meeletud CapEx investeeringud tehakse AI ettevõtte poolt või suurtehnoloogia ettevõtete poolt ja selles suhtes praegu on kõik price to perfection, aga mis tulevik toob, eks näis. Ma ise isiklikult vaatan ka siuksetel asjal peale, et mis uudised võiksid nagu Hiinast tulla, näiteks siis selle DeepSeek Labist ja niimoodi ka, et nad seal V4 versiooni juba preview nagu oli juba nagu nähtav niimoodi, et seni see ei ole nagu turgusid nagu mõjutatud, Ameerika turud peamiselt siis, et aga praegu näeb kõik väga nagu bullish välja, et mis see tulevik toob, ei tea. Jah, see huvitav turg, ma just vaatasin siin graafiku pealt, et nagu täpselt déjà vu eelmise aastaga, et tegelikult ka eelmisel aastal see tariifikriisi ajal on ju see, et need sügavad punktid tehtigi ikkagist ütleme aprilli seal alguse poole ära ja peale seda oli nagu püstloodis üles, et see aasta üsna samamoodi, et võib-olla natuke olid need põhjad mingi nädalaka varem ja siuke ralli, et déjà vu on ju. Déjà vu, täielik ja minu arust väga hea point on nagu see, et
ülilevinud oli tol hetkel, kui nüüd see langus nüüd siin 10% S&P nagu langes, siis oli nagu see teema, et ei tea, et kas tuleb sama liikumine nagu siis selle tariifi nagu sõja välja kuulutamise järgselt ja niimoodi, aga siin me oleme, et ei tulnud nagu sellist paanikat, nagu oli tariifidega, kus ikkagi turg läks korraks vaba langus, mäletan seal 3 päevaga S&P kukkus ikkagist 12-15%, midagi sihukest, et need on nagu ajalooliselt, sa ei leiagi väga tihti selliseid kiireid languseid, et see oleks nagu sihuke perfect stsenaarium olnud, kus oleks nagu põhjasel üritanud püüdma minna, aga kuna seda sihukest nii veriseks ei läinud ja järgmine päev nii-öelda see Hormuzi kriis natuke hakkas nii-öelda lahenema, et siis see käpp up üles ja turg pani minema, et siis paljud investorid jäid nagu põhjade püüdmisega hiljaks. Mul üks sihuke huvitav mõte viimasel ajal tekkinud, et näiteks tehnoloogiasektoris tervikuna rääkides, et vaat nüüd nagu veidi, hiljuti vaata oli ka Fed istung ja siis intressid jäeti samaks ja sõnavõttu kasutus oli ka nagu, nende puhul tasub alati väga ettevaatlikult nagu lugeda, et mismoodi nende sõnavõtt on, need on alati väga nagu täpselt selle suhtes ja konkreetsed. Kui varasemalt oli nagu kasutatud sõnu, kus ta nagu inflatsiooni suhtes siuksed slightly elevated ja siukes nagu mõistikas, nüüd kasutasid sõna elevated konkreetselt, et inflatsioon on ja siukses nagu inflatsiooni nagu võimalikus keskkonnas, kuidas praegu on buumid tehnoloogia, siis on buuminud riistvara ka seostuvad tehnoloogiad, kus ongi defitsiit võimalik ja mitte tarkvara. Et päris nagu huvitav nagu siuke dünaamika nagu tehnoloogiasektorite seas, aga meeletud ajad. Jah, et selles mõttes oli eelmine nädal põnev, et on ju Fedi intressimäära istung, et seal midagi selles mõttes nagu uut ei tulnud, on ju intressimäärad jäid samale tasemele ja Powellil oli siis oma ametaja viimane nii-öelda kõne, on ju. Et siis hetkel nii-öelda valitakse uut keskpanga esimeest, tõenäoliselt selleks saab on ju Kevin Warsh, et keda vist veel ei ole valitud, aga ilmselt selle kuu jooksul siis peaks selguma ja tõesti, kui vaadata Powellile ikkagist tagantjärgi, et väga imeline sihuke ametiaeg, et tema keskpanga juhina siis S&P tõusis 300%, et keskmiselt siin 18% aastas, et ei saa öelda, et juhtis liiga halvasti keskpanka, või tegi halvad nii-öelda rahandusotsused, on ju. Ja ütleme, tegelikult selles mõttes ma arvan, et ei ole vahet, et kui nüüd valitakse uus nii-öelda keskpanga esimees, on ju, ega probleemid jäävad samaks, on ju, et see kõik seesama inflatsiooniline keskkond jääb, on ju, ja tänu just kallitele kütusehindadele, et see kindlasti seob nii-öelda uue keskpanga juhi otsused ära, on ju, et ma ei usu, et siin agressiivselt hakatakse kohe intressimäärasid langetama, seepärast seda tõenäoliselt pole põhjust teha, on ju, ja ütleme, see keskpanga juht ise nagu, tal on ainult üks hääl, et kokkuvõttes on ikkagist sükse, kogu grupi otsus on ju, et kuidas need intressimäärad siis valitakse, on ju. Ja mis on nagu huvitav, jäi silma, et Tom Lee on ju, kes on siin Wall Streetis päris palju nagu kuulsust kogunud ja päris täppi pannud enda investeerimisteesidega, et see tõi päris huvitav asja välja, et kus S&P on keskmiselt 10% kukkunud nagu 13 korrast 12 korral, kui valitakse uus Fedi juht. Et nii-öelda seda vist tuleks siis arvestada, et meil kohe on tulemas uus Fedi juht, et siis turg ajalooliselt on väga-väga tihti sükse suurema korrektsiooni läbi teinud, et vaatab, kas seekord läheb siis samamoodi. Aga üks mees jälle, mulle tundub, kes magas selle väikse korrektsiooni maha, on Buffett, on ju? Jaa, tõsi, et me just siin vaatasime ka, et kuidas see Berkshire Hathaway performance on S&P 500 vastu peale nüüd seda, kui Buffett siis astus tagasi ja nüüd sa saad paranda mind, kui ma eksin, aga minu arust oli seal isegi underperformance 40% vist, kui ma eksin või?
jah, võimalik see jah, mingite aastate peale äkki tõesti siin on see vahe nagu kärisenud sisse. See just aga... nagu sellest aastasest languseks siis see tariifi nagu, vist oligi minu see tagasastumi siis, et nagu sellest saadik, et nagu jah, et eks see Berkshire Hathaway aktsia pigem on allapoole toonud ja ma mäletan 15% vist siin tippudest on vähemalt kukkunud, et ja muuseas just see nädalavahetus oli ka nii-öelda see Berkshire Hathaway investorite aastakoosolek, kus me muuseas eelmine aasta koha peal käisime koos Tarmoga ja Omahas ja seekord siis Warren Buffett nii-öelda selle areenil ei osalenud, nii-öelda ta istus seal kuulajate rollis esireas seal ja siis see uus CEO siis Greg Abel siis võttis selle konverentsi juhtimise nii-öelda see aasta üle, on ju. Aga iseenesest tore on vaadata, et tundub, et iseenesest ülevõtmine on läinud nagu sujuvalt ja mis sealt võib-olla silma jäi on see, et Berkshire Hathaway'l on nüüd tekkinud rekord raha kontole, nii-öelda sularaha, mida neil pole kunagi sellises summas olnud, see on $400 miljardit nii-öelda cashi, mida nad hoiavad lühiajalistes USA treasury võlakirjades, et ja loomulikult see cash on tulnud ka natuke sellepärast, et nad on siin viimasel kvartalil, vaatasin 8 miljardi eest aktsiapositsioone vähendanud nii-öelda kokkuvõtlalt ja kui Buffetti nii-öelda seda kommentaari küsiti nii-öelda finantsturgudele, siis Buffett oli ikkagist üsna pessimistlik ja ütles, et turud on väga kallid, et just ilmselt need ettevõtted, mida tema vaatab, on liiga kallid, ta ei näe seal nagu mingit pointi midagi osta ja tõi ka selle välja, et ta pole nagu näinud sellist turgu kunagi varem, mis täna on niisugune gambling mode või niisugune kasiino suhtumine, et niisugune teistsugune turg, et mis teebki võib-olla selle turul olemise väga keeruliseks, või niisugune ootamatuks, et aga võib-olla mis see näitabki, et kui sul nagu nii palju juba niisugune sularaha tekib 400 miljardit, et sul nagu turul ikkagist jääb neid võimalusi üsna väheks, kuhu nagu investeerida, seepärast sul pole mingi alla 10 miljardi, sul pole üldse mõtet nagu jutule minna, on ja paljud ettevõtted ei olegi nii suured mingi, ja tõesti ei tule nagu sellist langust ka nagu oleks nagu oodanud, isegi see aasta on ju, et ja kui nagu nii mõelda, et siis mäleta, keegi ütles väga hästi selle kohta, et rohkem raha on kaudatud neid languseid oodates, kui reaalselt nendele langustele on ju, et sisuliselt kui nii mõtled on ju, siis 4 aastat tagasi ütleme, Warren olekski võinud kogu enda vaba raha S&P 500-sse panna on ju, ja täna oleks ulmeline tootlus on ju, versus see, et sa ootad seda langust, mida võib-olla järgmised 2-3 aastat ka ei tule on ju. Jah, languse ennustamise suhtes tasub ikkagi väga täpne olla, sest et ütlen niimoodi, et kui keegi peaks ennast nagu turul positsioneerima ja siis indeks sõidabki nagu ees ära ja pärast tekib mingi korrektsioon, sul on niisugune puhver seal ees, vaata, et see emotsionaalselt ei hakka siin nagu väga mõjutamagi mitte, et jah, peab olema täpne, kui nagu niisugused nagu ette nagu teha, aga keeruline. Jah, aga kunagi ei tea, kui sügavaks see kriis läheb, on ju, et ja nagu me viimased aastad üldse näinud oleme, et need kriisid ei ole isegi mitte enam V-kujulised, need on I-kujulised, et nii kui sa viimased kolm siukest kapitulatsioonipäeva maha magad, indeks on 10% üleval ja läinud, on ju, et mis teeb nagu väga raskeks selle ajastamise. Aga liigume siin edasi, et äkki ettevõtte tulemuste juurde siis? Nendele ei jõuame veel, aga vaatame korra siin naftat ja Iraani teemadel, et nagu teame, see Iraani kriis kestab ikkagist veel, et seal midagi paremaks ei ole läinud, nii-öelda see blokaad ikka toimib, küll näha on, et Trump ja Iraan üritavad siin kogu aeg nagu läbi rääkida aga ei saada nagu kokkuleppele, et kuna Trump on isegi, mulle tundub, mingit Teherani pakkumised tagasi lükanud, kuna Trumpi jaoks ikkagist Iraani
nagu see põhiprobleem on see tuumaprogramm, et nad peavad nagu sellest loobuma, et kui seda nii-öelda läbirääkimist laual ei ole, siis blokaad jätkub, on ju. Ja aga mis on nagu huvitav, on ju, et kuna see Hormuzi väin on põhimõtteliselt suletud, seal enam nagu tankerid, kaubalaad, midagi nagu läbi ei käi, siis tegelikult ka Iraanil on hakkab tekkima selline tiksupomm, kuna nagu teate, on ju, naftapumbad peavad töötama kogu aeg ja paraku, kui sul see väin on kinni, seal naftatankerid ei liigu, siis sa ei saa nii-öelda seda naftat kuidagi maha müüa, eksportida ja sul hakkab nii-öelda probleem tekkima, sul tõenus nafta mahutid hakkavad täis saama ja kui need lõpuks täis saavad või kuskile sulle enam seda naftat panna ei ole, siis sa pead tegema väga karmi otsuse, kas panema selle nafta puuraugud on ju kinni, mis võib nagu tohutult kahjustada nende puuraukude olemust üldse ja hiljem neid puurauke avada, kõik see rõhk sinna sisse saada on väga keeruline, on ju. Ja täna siin on juba vaikselt lekkinud välja infokild, et Iraanil hakkab juba kriitiliseks minema nagu. Ja need hoidlad on seal oletavasti juba siin õige pea nagu täis saamas, midagi nad proovivad seal laevadel hakata hoiustama seal nagu teadlikult, aga ega see on piiratud võimekus ikkagi ja tegelikult mis see tähendab nagu pikas plaanis on see, et oletame, kui nagu väin oleks avatud, oletame, et deeskalatsioon toimub, siis seda pakkumist nafta suhtes nii kiirelt nagu peale ei tule, et seda kõik nagu sinna Aasiasse nagu siis saata ka, et sest peamine nii-öelda kaubanduspartner Iraani puhul ongi siis Aasia riigid, näiteks Taimaa, Indoneesia, siuksed, kus on tegelikult see naftakriis, praegu vaadates nendele sündmustele peale, siis leevendusmärke ma praegu siit küll ei näe. Ja mis muidugi päris huvitav uudis tuli siin eelmine nädal veel, et Araabia Ühendemiraadid ehk siis Saudid on ju, Abu Dhabi, Dubai on ju, et otsustati OPEC-ist lahkuda, OPEC-ist kui ka OPEC plussist ja nii-lt see tänaseks ongi juba jõustunud, et 1. maist otsustati lahkuda ja ma ütleks, see on korralik põnts ikkagi OPEC-ile, et OPEC ongi kogu nende naftariikide ühine organisatsioon, kes kontrollib nii-öelda seda nafta hinda ja nõudlust ja kohati võib-olla kunstlikult hoitakse nafta hinda kõrgemal, kui ta peaks olema, on ju, ja loomulikult, kui see nii-öelda Saudide exiti uudis tuli, ma arvan, et see Trump oli selle üle väga, väga happy, et ta on juba OPEC-i sinna aastad tagasi kritiseerinud, et kunstlikult hoitakse nii-öelda kraanid kinni ja nafta hinda üleval, on ju. Ja vaadates on ju see Saudid tegelikult on seal OPEC-is väga kaua, alguses saatis eesistunud riik, seal 59 aastat on selle organisatsiooni liige olnud ja ka üks suurimaid liikmeid nafta nii-öelda tarne poolest. Aga miks nad üldse sealt nii-öelda välja astusid, tuleks vaadata siuksi juurpõhjuseid, on ju, et kuna see OPEC-i liikmena Saudid ongi piiratud nafta tootmisega, et nad ei tohi seal üle 3 miljoni barreli päevas pumbata naftat ja seega nii-öelda sellega sa timmidki nii-öelda nafta hinda ja pakkumise tasakaal, on ju. Aga mis on nagu Saudidel probleem on see, et nad on väga palju investeerinud just nafta taristusse ja nafta tootmisse, siin käis läbi number 150 miljardit, on ju, et kus teised riigid nagu nii palju ei ole investeerinud ja nende jaoks ongi see probleem, et nii-öelda nad tohivad müüa 3 miljonit barrelit päevas, aga nad saavad toota 5 miljonit barrelit, et nende jaoks see 2 miljonit barrelit päevas, see rahaliselt tähendab $200 miljonit päevas ja jääb nii-öelda müümata toodangut. Ja kui nad nüüd OPEC-ist välja astuvad, siis sisuliselt nad saavad selle turule nagu paisata, on ju. Et aga mis võib-olla nafta enda reaktsioon selle uudisele oli huvitav, et nafta hüppas nagu kõrgemale, et sellest aru saada, ma seletan kohe, et miks see nafta hind nagu kõrgemale läks.
et eeldaks nagu see, et kui üks suur liige on ju lahkub ühendusest, siis turule tuleb rohkem nagu naftat tulevikus, mis viib nagu hinnad alla, aga noh, hetkeline reaalsus on tegelikult see, et see ühe liikme lahkumine tekitab regioonis veelgi suuremaid pingeid, on ju, ja turud nii-öelda hinnastavad sisse juba tuleviku kaose tekkimist ja nii-öelda ja noh, nagu me teame, on ju, Hormuzi väin on hetkel kinni, et see, et sa võid nagu rohkem tulevikus naftat müüa, see noh, täna tegelikult ei mängi mingit rolli, nii kaua, kui see väin on suletud, on ju. Et ja lisaks ma ei välistavat seda, et kui üks liige nüüd OPEC-ist lahkub ja see Hormuzi teema nagu tulevikus ära laheneb, et siis nii-öelda see üks liige pumpab nii palju turgu naftat, kui ta suudab, on ju, ja siis need teised OPEC-i liikmed piiravad ennast. Et ma kardan, et selle OPEC-i sees hakkavad samuti nagu pinged kasvama, et nii-öelda üks vana liige müüb nii palju, kui saab. See on hea point, jah. Et ütleme, ja lisaks tegelikult täna on ikkagist me näeme, et see Hormuzi väin on kinni, aga seal Saudidel on oma toru, araablastel on oma toru, on ju, millega nad tegelikult saavad ikkagist naftat maailma turule hetkel müüa, et see Saudi Araabiale on see East-West toru, see laseb seal kuskil 7 miljonit barrelit päevas läbi ja siis Saudidel ongi see Fujairah pipeline nii-öelda, mis läheb sinna Omaani külje alla peale seda väina, et ka sealt käib nii-öelda 2 miljonit barrelit päevas läbi, et peale vaadates nagu ütleme, kui see väin lahti tehakse, siis tundub, et see nafta kõrgel hinnal väga pikka tulevikku ei ole, et nii kui pinged leevenduvad, kukub see nafta suht kiirelt ära, nii et ma arvan, et see on päris oluline muutus, mis on toimunud. On küll, nõustun, et no jah, seal on neid aspekte palju erinevad nende Araabia Ühendemiraatide puhul on see, et nende, noh, meil tuli täna hommikul privaatpangandus ka aruteluks see, et mis ta nagu see nagu tegelik nagu mõju saaks olla, et nagu me arutlesime seal ka selle üle, et tegelikult nende nagu majandustervik on üli hästi nagu hajutatud, et tegelikult see nafta eksport on neil mingi circa 15–20% nagu tegelikult kogu SKP-st, aga miks nad seda otsused tõenäoliselt selle vastu võtsid, ka no seal faktorid on palju erinevaid, nagu alati faktorid on iga asjade puhul mitmed, et ei ole ainult üks, aga seal vaatasin järgi, et circa 40% mõnes kogu nagu siis riigi sissetulekus, mida see valitsus nagu siis saab tegelikult, ongi nagu nafta eksportiks ja dünaamika on siis nagu see riigi kaldu, et see on niisugune riigi otsus nagu strateegiliselt ka, aga noh, kohati on see nagu ühtepidi ka nagu niisugune sümboolne ka sedapidi ka, et tegelikult Emiraadid on noh, seljad kokku pandud mingis mõttes nagu ameeriklaste ja Iisraeliga kohates, et noh, Iisraeliga näiteks on majandusleppeid sõlmitud siin viimaste aastate jooksul, siis on neil viisavaba liikumine, kõike muud seda, et see on mingis mõttes kohati sümboolne ka see, et natukene kaugeneda võib-olla nagu Araabia nagu riikides samaaegselt ka, et ja nad on pannud endale prioriteediks enda siis riigi huved ja noh, ütleme niimoodi, et mis see tulevikus tegelikult võib tähendada, on jah, et nafta hind, no kujutame ette, et oletame, kui nende kvootidega varem nagu liigutati neid hindasid, nafta hindasid sinna suunda, kuhu siis nagu planeeriti, on ja tehti seda kõik koos ja kui nüüd hakkab nagu mõni nagu siis vastavalt enda nagu siis ära nägemise järgi nagu seda naftat siis nagu tootma, siis lühiajaliselt, mis see võib nagu tulevikus tähendada, et nafta hind võib palju volatiivseks muutuda. Jah, et seal kaardipakis on nii-öelda siuksi musti notsusid rohkem, et kaardipakk on segamini, et lisaks on ju Venezuela on seal kaardipakis, mis on selline ka huvitav uus turg on ju, kus Venezuelal on kõige suuremad naftaväljad üldse, et tulevikus võib-olla neid nii-öelda hakatakse ka sinna investeeringuid tegema ja sealt hakkab veelgi nagu naftat peale tulema. Aga üks naftariik, mis on siin suurtes raskustes on ju, et juba eelmine nädal me rääkisime Venemaast on ju,
et siis kui see Venemaal on siin viimased nädalad, kuud olnud ikka väga-väga pingelised ja me näeme siin iga päev uudistes, kuidas suured nii-öelda naftatünnid põlemad ja mis on nii-öelda toonud kaasa ikka täieliku sükse ökoloogilise katastroofi Venemaal ehk võib isegi öelda, et Venemaal on tekkinud uus nähtus, naftavulkaanid on ju, et kus tõesti üle riigi erinevates sadamates Ukraina on droonidega rünnanud neid naftamahutaid ja need on nagu plahvatanud põlema ja see tõesti sealt tulenev sihuke hästi toksiline ja paks suits, see levib nagu atmosfääri ülemistesse kihtidesse ja see võrreldaksegi nii-öelda naftavulkaanid, kuna see on nagu nii massiivne tulekahi, mis sellest kütustest tekib, et see on sarnane nagu sihukese vulkaani purskega, on ju, et ja siin eelmine nädal, et kui see Tuapse nii-öelda see naftavulkaan hävines, siis sealt terminalist voolas ikka päris palju nagu kütust sinna maha ja tõesti, ja ukrainlased nagu ei andnud järgi ka, nad ründasid 3 ja 4 korda veelgi selle nädala jooksul neid sadamaid on ju, ja neid tünne, et mis et mis tekitas niisuguse apokalüptilise ütleme tulekahju sinna, kus need ütleme tuleleegid olid seal 400-500 meetri kõrgused, see on nagu midagi enneolematut on ju, ja sellist suitsusammast oli näha ka 100 kilomeetrit kaugusel on ju, seda isegi vaadati kosmosest, kuidas 400 kilomeetri raadios pilv nagu liigub seal üle Venemaa, et see tõesti meenutab mingi Hollywoodi maailma lõpu filmi, mingi Armageddon 3, et aga see toimib nagu päriselt Venemaal on ju, et kahjuks on ju kõik see Masuudi, see pilv või see toss on ju, mingil hetkel seguneb on ju vihmaga ja see sajab nagu maha ja see sajab just seal maha, kus on ju viljapõllud on ju. Ja see Masuudi nii-öelda see maha sadand Masuut, see on väga kahjulik on ju, et see sisuliselt jääb sinna maapindas, jääb sinna taimedele, loodusesse, ilmselt mingi aastateks ja ei välista, et venelastel siis tekib siin mingisugused uut sorti kartuli, mingid kartulisordid, kas on mingi masuudi kartul või diislimaitselised mingid saiaviljad, et eks siis ole näha, aga kogu see nagu ökoloogiline katastroof, seda on hakatud kuidagi võrdlema umbes nagu 80ndate Tšernobõli tuumaelektri õhku lendamisega, et ka siis toimus niisugune väga suur plahvatus ja loomulikult tookord oli, lendlesid seal õhus on ju plutooniumi osakas, et täna on võib-olla niisugune teistsugused toksilised kemikaalid, mis seda maad nii-öelda saastavad. Aga mis teeb nagu asja huvitavaks, on see nagu võimude käitumine, et sisuliselt, et see võimud nagu ei taha tunnistada Venemaal täna, et see Tuapses on nagu midagi väga suurt nagu toimunud, et sihuke Putini ja nii-öelda riigi esindajate kommentaar oli, see on nagu minor damage, et sihuke kerge kahjustus, et kuule, come on mehed, seda enam nagu kosmosest, see on 400 kilomeetri pikkune sihuke saastaine levib su riigis, et tehna sihuke déjà vu selle Tšernobõliga, et kus tegelikult kogu seda teemat üritatakse nagu maha vaikida ja sellest Tšernobõli tuumakatastroofist on mingi 40+ aastat möödas on ju, ja me näeme, milline see riik täna on täpselt samamoodi, et jah, toona see Tšernobõli katastroofiga ju läks nii, et ütleme siiamaani on ju 1000 ruutkilomeetrid 50 aastat hiljem on maad nagu kasutuskõlbmatu, et vaatame, mis selles Tuapse sõja või Tuapse sellest ökoloogilisest katastroofist on ju saab, aga ma arvan, et see on nagu oluliselt hullem, kui täna see riigi võim nagu tunnistab ja teine asi on see, et ütleme, kui sul oleks mingi lääneriik, siis nii-öelda see Tuapse linn oleks juba ammu pidanud evakueerima, on ju, et täna need inimesed on sinna koha peale jäänud, ilmselt need kõik saavad mingi
kopsu kahjustusi ja nii edasi on ja võitlevad seal nagu põleva nafta ja selle reostusega, et jah, ütleme see on see 3-päevane sõjakäigu tulemus on ju, see on hakanud võtma niisugust väga wrong turn'i, et kuidagi nii-öelda need kaardid on hakanud pöörduma, et nagu Ukraina kasuks, et tundub, et ainuke, kes nagu suudab kedagi kiviaega tagasi saata, on Ukraina, on ju, kes tegeleb täna väga tõsiselt venelaste kiviaega tagasi saatmisega. Ja reaalselt seda on nagu näha ka, on ju, et kui sa vaatad näiteks Venemaa peamisi eksport naftasadamaid, siis Primorski eksport on kukkunud 13%, Novorossijskis on eksport kukkunud 38%, Ust-Luga, mis on meil Narvas seal 50 kilti, on eksport pooleks kukkunud, 43% vähenenud, on ju, ja kui sa paned see Tuapse eksportterminali juurde, seal täna ei toimugi midagi, et see linn on nagu suletud, on ju, et jah, et korralik apokalüptiline sündmus seal Venemaal, korralik ökoloogiline katastroof ja see ei ole lõppenud, on ju, et jah, et hoiame silma peal ja muidugi me oleme jõudnud maikuusse, on ju, ja nagu teadagi 9. mail on venelaste väga tähtis püha, on ju, et võidupüha ja muidugi, mis on huvitav, et palju on nagu väidetud, et Venemaa on nagu võidukursil selle sõjaga, et neil tangid ei saa enam kunagi otsa ja neil on nagu NSV Liidust on nii suured varud igasugust militaartehnikat nagu pärandatud, et mida saab nagu lõpuni põletada nii kaua kui vaja, aga tegelikult mitte, et kahjuks või õnneks on suutnud üks riik need sõjavarud ära hävitada ja selleks on riigiks on Ukraina, on ju. Ja siin vaatasin, Moskva andiski teada, et 9. mail see aasta sõjatehnikat nad presenteerivad seal minimaalsel kujul, et seekord mingi suuri sükest soomusüksus ei ole, tank ei ole, et toimuvad ainult lennukite ülelennud ja see on päris huvitav nagu sündmus, et sellisel kujul sükest paraadi pole alates 1946. aastast nagu juhtunud, on ju, et kus Venemaa ei demonstreeri enda soomusvägasid, on ju, et see on kindlasti korralik alandus nii Vene tsivilisatsioonil, on ju, ja tõesti, kui sul nagu paraadil tehnikat ei ole, et mida sa üldse sellest paraadist pead, on ju, ja võib-olla veel üks küsimus on, kus on need Armata tangid, on ju, Venemaa sihuke au ja uhkus, mida aastad kogu aeg nagu seal paraadil on ju näidati, et kõik uuemaid, suuremaid tanke, mis Venemaal on ja mis tuleb välja, on ju, need tangid on olnud pabertangid, et kuna seda tehnoloogiat reaalselt ei ole olemas olnud, ma ei tea, ilmselt need tangid ei tee isegi pauku, on ju, ja ka venelased on sellest aru saanud, et miks me nagu paneme sinna sõitma tangid, mida meil reaalselt ei ole, et nad on nagu siuksed paraaditangid ainult, et neid ei ole kunagi nähtud rindel, neid ei ole nähtud kunagi sõja tegemises, et nii-öelda siuksed pabertangid, kogu see Vene siuke paberarmee nii-öelda, et täna on ilmselt kuskil seal rindel mingil määral nagu toimetavad, on ju, aga võib-olla olekski mõistlik esitada, ütleme seal paraadil reaalselt sellist sõjaväega, millega te täna võitlete, on ju, siguliid, eeslid, mootorrattad, mis iganes veel nagu alles on ju, et näidake seda superpowerit, et kus tõesti, ma ei tea ühtegi superpowerit, kus relvastuses on elav kariloomad, on ju, millega nad täna seal rindel on ju. Aga okei, nii palju sellest Venemaast, aga vaatame ka ettevõtete poole peale, et nagu me teame, on tulemuste aeg, et päris palju liikumisi, päris palju huvitavaid tulemusi, et mis sul ettevõtete poole pealt silma jäi? Ja eelmine nädal umbes 20% S&P 500 ettevõtetest tulid tulemustega välja ja ühed võib-olla kõige nagu ettevõtted, millest tasub kõige rohkem rääkida, siis Magnificent Seven, siis ettevõtted nagu näiteks siis Apple, Alphabet ehk Google, Amazon, Meta.
ja liikumised on väga erinevad, et Apple'i puhul oli väga positiivne liikumine ja nad nentisid, et nende iPhone 17 siis kutsumised siis nagu perekonnaks, siis nõudlus on väga-väga hea ja tõid väga head tulemused ka koju. Kusjuures ma vaatasin, Apple'il iPhone'i revenue'd on 57 miljardit, et see on 22% kasvu aastas, et nad on selle uue mudeli väga hästi käima saanud ja teine päris huvitav asi oli service revenue'd on 31 miljardit juba, nice, et sisuliselt, mis hakkab nii-öelda selle iPhone'i revenue'dega juba tasapisi konkureerima, et siin 4-5-6 aastat tagasi need service revenue'd olid mingi 5-6-7 miljardit, et see on nagu tohutult kasvanud, et see on päris tugev näitaja. Ja üldse tegelikult Apple on siuke nagu ettevõte, mida ma nagu pikalt ise nagu jälginud, nagu kõrvalt oli ise, hoolima sellest, et ise olen nagu kasutaja niimoodi ka, aga ma pean tunnistama, et ma täitsa hakkan võib-olla nagu täitsa eraldi nagu täitsa vaatama selle ettevõtte käega, sest et see uus tegevjuht oma taustalt on kindlasti toodete fanaatik, et ma arvan, et nagu Tim Cook oli väga hea juht ja tingiselt väga suured sussid, mida täita ka peale siis mis oli selle härra nimi nüüd? Jobs, et väga raske, suured sussid, mida täita oli, aga tuli väga hästi sellega välja ja kindlasti oli ta aktsionäride üks suur lemmikuid ka, aga mis selle uue nagu tegevjuhi iseloomuseks, et ta on oma taustalt siis insener ja ma arvan, et tema käel võivad väga palju huvitavaid siukseid tooteid välja tulema hakata ja kindlasti võib-olla julgevad nad ka võib-olla rohkem riskida nagu uut erinevate riistvarade näol, et eks näis vaatame. Jah, eks see aeg näitab, et ütleme, Apple on nagu üks väheseid ettevõtted, kes nagu hullult on investeerinud just siuke AI ja datacentrite nagu nii-öelda ärisse või nii-öelda enda infrastruktuuri, et vaadates, kuidas siin näiteks Microsoft, Amazon, Meta, Google, kõik need panevad nagu raha enda datacentrite infrastruktuuri, see on nagu meeletu, et sisuliselt Microsoft paneb sinna mingi 200 miljardit aastas, Amazon ka 200, Meta paneb siin ka, ütleme, tõusvas trendis juba see aasta panevad 125-145 miljardit dollarit on ja kohati investorid on ütleme, jalg hakanud värisema, et kas need kulutused nagu nii suureks ei lähe ja võib-olla kõige rohkem kardetakse just Meta suhtes, et seda oli näha ka aktsiahinnas, et aktsia kukkus tulemuste peale nagu 9%, aga kui sa nagu overall nagu vaatad ikkagist neid tulemusi, need on väga muljet avaldavad, et kui just vaatad aasta lõikes revenuesid, seal kõik need suured hiiglased kasvavad siin 17-20 ja isegi Meta 30% aastas. Väga suured kasvud. Sa tõid väga huvita nagu selle pointi välja, nagu selle Apple versus kõik need teised tehnoloogia ettevõtted, et kes AI-sse nagu panustavad ja see natuke nagu kirjeldab seda ka eelmise nädal liikumist ka, et Meta näiteks vaata järelturul ta tuli see õhtul siis uudisega välja, et ta seal kauples -8, -10% nagu selle uudise peale, aga seal on versus Google, mis tegelikult nagu läks lakke on ja Google pani 10% järgmine päev üles. Ja miks nagu see nagu kontroversus või nagu siuke vastuolun liikumine ongi selle pärast, et Google'il on nagu see cash, mida nagu teenuse pealt, pilveteenuse pealt nagu laekub, aga Meta puhul, ma ei tea, kas sa Meta AI-d kasutad. Et vaata, seal ongi see, et eks nad õigustatud kujul teevad need panused, teavad ja saavad aru, et tuleb seda teha ja midagi üle ei jää, aga praegu võib-olla nagu erinevalt Google'ist on Metal võib-olla nagu seda pilveteenuse raha nagu vähem laekas peale, aga üldiselt neil on nagu äritegevus endiselt väga hea, kasutajad on natuke langenud, aga see oli sellepärast ka, et mida siis Zuckerberg ütles, et tõenäoliselt need ongi siis nagu osalt need inimesed, kes Iraanis kasutasid siis nende teenust, et tegelikult üldplaanis nende teenuste kasutamine on endiselt laes ja ei ole nagu midagi nagu muutunud.
jah, et ütleme, need numbrid lihtsalt näitavad võib-olla seda, et me oleme nagu AI investeeringute kulutuste supertsüklis on ju, ja kus suurimad tehnoloogia hiiud investeerivad nagu täie rauaga edasi, et ja paratamatult see raha nagu valgub tarneahelast laiali allapoole on ju, et kõik need ütleme, Max 7 ettevõtted, kõik need on ülimalt kasumlikud ja see kasum nüüd valgub turule on ju laiali ja me näemegi on ju, kuhu see liigub on ju see nii-öelda raha liigub on ju kiipidesse, mäludesse, optikasse ja erinevatesse energiastruktuuri tahkudesse on ju ja nii edasi, et ja siis võimegi näha on ju, et millised nagu pöörased kasvud tulevad nii-öelda seal kihtidel nii-öelda väiksematel ettevõtetel, mis täna nii-öelda lähevad lendu on ju stratosfääri, et seda on näha ka ja mul jäi näiteks silma Bloom Energy, et kes tulemuste peale lendas päevaga on ju 27% kõrgemale, et näha on, et ütleme, Bloom Energy on saanud endale palju kliente juurde ja neil on üsna unikaalne toode, fuel cell technology, nii-öelda siuksed väiksed elektrimoodulid, mida saab panna data centerite nii-öelda territooriumile, et siis sellest nagu ilma selle võrguühenduseta energiat teha ja täna, mis on niisugune hästi suur pudelikael, ongi energia, sul ei ole nagu USA-s väga raske saada võrgust nagu kiirelt vabat energiat, üldjuhul see võtab mingi 4-5 aastat aega, enne kui sa saad nii-öelda, kui su järjekord jõuab sinnani ja see energia nii-öelda leitakse, et see energia peab kuskilt tulema, kas suurest elektrijaamast on ju, ja kui sul on nii-öelda sellised väiksemad ettevõtted, mis suudavad koha peal genereerida niisugust energiat, et see on nagu ülikõva teema. Et Bloom Energy 27% päevaga ja sisuliselt ka suur Peeter võttis natuke Bloom Energy't juurde, see oli ainuke tehing, mis me see nädal tegime. Siis kautate poolest Enphase Energy tuli tulemustega välja, ka roheenergia ettevõtte. Ütleme nii, et kahjuks ei ole ettevõtte suutnud sellist pivotit nagu teha ikkagist, et revenue'de poolest kerge miss ja ei ole nagu tulemas siuke suurt hüpet kuidagi, et ei saa seda äri nagu käima, et näha on, et nagu positiivse külje pealt Euroopa turgudelt suudeti genereerida isegi 36% nagu kasvu, aga teise külje pealt jälle USA turgudelt anti see kasv käest ära, et 23% langust hoopis, aga ettevõte ise on võib-olla üsna optimistlik, et nad arendavad ka endale uut toodet, mis on nii-öelda data centritele mõeldid sellised trafod, mis on see DC 8 voldise vooluga, et see võib olla niisugune pöördemoment. Aga vaata, et eurooplased ostavad ja ameeriklastena nõudlus vähemalt natuke iseloomustab seda ka, et eurooplased natuke parem hakanud see, mis on ainult nafta ja fossiilkütused võib-olla tervikana kasutame, natuke siluda nagu seda nõudlust nagu erinevate taastuvenergia nagu allikate näol on nagu nutikas viis jah, et ei imesta ka, et mis siin nagu imestada on ka, tegelikult on mingid juba numbrid ka nagu välja tulnud, et nõudlus elektriautode vastu on Euroopas tugeva hüppe teinud ka ja nii Euroopa enda toodetud elektriautode suhtes kui ka tegelikult Hiina omad ka rekordiliselt müüjaks nagu käesoleval kevadel. Ja, siis korralikult veel liikumised, Robinhood on meil siin pildil olnud tulemuste peale 10%, et ettevõtte põhjendas seda tulemust sellega, et nii-öelda Trumpi regulatsioonid, et ettevõte peab investeerima tänu uutele regulatsioonidele kuskil 100 miljonit ja see pani aktsia hinna langema ja loomulikult siis eelmise nädalal veel päris palju mälutootjate tulemusi, et mis olid ikkagist väga muljetavaldajad, et nii SanDisk tuli enda tulemustega, ma ütleks, tulemused olid isegi excellent, et vaadates palju nad niisugust revenue'd genereerisid, et kui analüütikud ootasid seal 4,7 miljardit kvartalis,
nad tegid 6 miljardit kvartalis, et see on nagu aastases võrdluses on nagu 250% kasvu, et meeletu tõus on ju. Ja nad ise näevad samuti, et siuke high-speed mälud on väga kriitilise tähtsusega just AI serverites ja tänu sellele neil ongi nagu meeletu nõudlus on ju. Ja kui sa panedki sinna kõrvale on ju kõik need Amazonid, Microsoftid, Metad, palju need nii-öelda see aasta investeerivad on ju seal kuskil 800 miljardit ainult need 4 ettevõtet on ju, et data centritesse siis paratamatult on ju iga data centri sees on kiibid, mälud on ju, et jah, korralik tulemus ja ettevõtte ütleme nii, et see võite vaadata, mis ettevõtte aktsia teinud on, et see on suke õpiku näide puhas, et let your winners run on ju, et me ole peast panes on, ma arvan, mingi aastaga mingi 10x kindlasti läinud, võib-olla rohkem isegi, et ja lisaks veel tuli Seagate Technologies samamoodi mälutootja, mis pani kohe siin 30% kõrgemale ja seal ütleme jälle aasta baasil äritulud 44% kasvu on ja net profit läks tuublisse, et 340 miljoni pealt 750 miljoni peale, et meeletud numbrid ja lisaks siis Western Digital ka tulemused, et aastane sales revenue 45% kasvu, et jah, näha on, et seal sektoris käib ikkagist täielik buum ja see on ilmselt ka pudelikael on ju ja see on see, kus täna investorid nagu enda raha panevad ja selle poole nagu vaatavad, et ja minu teada see seal ikkagist analüütikud või need ettevõtted ise siin näevad vähemalt paar aastat on siuke hull nõudlus enne kui siuke tootmine jõuab nagu nõudlusele järele või tasakaalustub. Oli sul veel mingi ettevõtete kohta? Ettevõtete kohta midagi, kas sul on veel lisad või panen pilgu uude nädalasse? Jaa, vaatame pilgu siis uude nädalasse. Et ma ise, kui vaatan nagu makrouudiseid, siis ma võtaksin uut nädalat kokku sellega, et terve nädal tuleb rida uudiseid tööturu kohta, alustades selles, mis on olemasolevad tööpakkumised USA-s kuni siis selleni välja, mis on see tööhõive. Ehk siis vaatame, mis need tulemused on ka, et kui on midagi, mis nagu teoreetiliselt võiks nagu turgu kõigutada, siis tööhõive on praegu, ma näen, ainuke asi võib-olla isegi. Miinus see Hormuzi väin seal, aga eks näis, igatahes saab olema põnev nädal nagu nende majandusnäitajate suhtes ka, aga ettevõtete puhul, mis sa ise välja tooksid? Jah, et kindlasti väga põnev nädal ettevõtete tulemuste osas, et täna õhtul peale turgu on Palantir enda tulemustega, siis homme peale turgu on AMD, Lumentum, MicroStrategy, Super Microcomputer ja neljapäeval on ARM, Shorent ja see on kolmapäev, tähendab õhtul peale turu lõppu ja neljapäeval on ka väga huvitav, tulevad siis datacentrite ettevõtted Ireen, Corewave ja siis optikaseadmete ettevõte, mis Peetril on ka sees, on AOI enda tulemustega välja. Aga meil on mõned küsimused ka tulnud, et jälle hakkab siin aeg käest ära minema, aga üritame kiirelt siin kokku võtta. Et Hendrik küsib ja küsib Novo Nordiski kohta, et trend hakkab juba positiivseks minema, et mis meie arvame sellest ettevõttest ja kas on mõistlik peale hüpata. Et Novo Nordisk, ta on ikka korralik peksupoiss olnud, et ma mäletan siin eelmine kord, kui me teda Novo Nordiski ossime, siis me saime ikkagist vastu näppe seal korralikult, et korra meil endal oli täpselt sama tunne, et tunneli lõpus paistab on ju valgus, aga kahjuks see valgus oli hoopis rong. et peale seda ettevõte tegi 2 käppi järjest allapoole ja 40% positsioonist vajus korraliku miinusesse, panime selle asja kinni, et ütleme, ma ise julgeks hetkel seda rohkem näppida enne kui ta siin võib-olla 100% veelgi ei ole põhjadest tõusnud, et
et seal ma ei välista, et seal võivad jälle mingid ootamatud käpid allapoole tulla, et ütleme, turu peal on praegu nii palju muid ilusamaid, paremaid ettevõtteid, et siis Stefan küsib, et Stefanit saadame tervitused, et käis siin minu juures töövarjul ja tänab inspireeriva kogemuse eest, aga tal on ka mõned küsimused, et kas, kui me täna aruandeid loeme näiteks ettevõtete tulemuste kohta, et kas me loeme nagu päris uudiseid või me laseme AI-ga teha, kuidas sina teed? Kombineeritult, et ma käin läbi need allikad uudistena, mida ma muidu loen, Wall Street Journal ja sellised, aga lasen tihtipeale AI-l otsida ka erinevate, ma ei küsi AI arvamust ega tema nagu võib-olla mingeid punkte, vaid ma palun tal otsida ja viidata erinevate niisuguste nagu võib-olla mitte nii väga mainstream analüütikute nagu mõtteid ja ta vahepeal cloud näiteks mulle väga meeldib, paneb viite kohe mulle taha ja seda nagu töötan läbi, et ma ise viimasel ajal väga nagu neid raporteid niipidi ise ei ava ja tööta läbi ka, et mul pole tõenäoliselt siukest aktsiat, mida ma võib-olla nagu niimoodi marginaale ja sente, nagu saan öelda, veeretina loen nagu järgi, et jah, ma peamiselt ikkagi uudiseid loen ja siis kombineeritult AI-ga. Jah, et ütleme, kui mingi ettevõtte huvi pakub, ma vaatan ja täitsa sinna sisse ka, et mulle meeldib lugeda, ütleme, neid numbreid ja just see ettevõtte juhi enda siuke guidance nagu, et mis nad seal välja toovad, et aga ütleme, kui on mitu asja korraga, et siis on hea, et AI-d nagu kasutada, et võrrelda neid. Aga ja tal on veel küsimus, et kui mõtled välja mingi aktsia ostu teisi, et kuidas on võimalik aru saada, et kas nii-öelda tema tees on või see investeerimisidee on juba selle aktsia hinna sisse hinnastatud või mitte, et ütleme selles suhtes, ega seda nii täpselt ei olegi võimalik selgeks teha, et kas nii-öelda idee või see info on aktsia hinnas sees või ei ole, et ilmselt seda näitab tõenäoliselt aktsia hind, et kui aktsia hind on väga kiiresti tõusnud, et siis investorid on juba sellel paadil ja hinnastavad mingisuguseid tulusid seal sisse, et ütleme nii, et see aktsia hind näitabki, palju seal on nii-öelda seda ootust sees. Ja üks küsimus tuli ka Matjaselt Liveni kohta, et kõigepealt tänab podcasti eest, et sisuka ja kõrge kvaliteediga töö eest ja tema siis tegi siin Liveni kohta korraliku analüüsi või õigemini vaatasin päris suur Excel, kus ta pani kõik Eesti kinnisvarasektori aktsiad seal ühele joonele ja küsib siis meie hinnangut, et millist riski peate Liveni puhul praegu kõige olulisemaks, et ütleme, jah, kahjuks ma ise nagu Eesti ettevõtete nii-öelda fundamentaaliga liiga palju ei ole kokku puutunud, et seda ka Liveni puhul, et ma ei oska väga täpselt hinnastada, aga kui sa küsid, et millised on need riskid täna Liveni puhul, siis mulle tundub, et kõik kinnisvaras ja elamuehituses on ikkagi see sisendhind on kõige suurema riskiga, et täna, kui me näeme, et sul on nafta on hästi kiiresti üles hüpanud, see on energia ja see nii-öelda tõstab ka nii-öelda nende kodude müügihinda, ruutmeetri hinda ja teise poole pealt, kui sul hind nagu nii kiiresti ära liigub, et sul võib see natuke nõudlust nagu pärssida, et inimeste sissetulekud ei pruugi nii kiiresti kasvada, kui on sisendhinnad, et see on võib-olla üks riskikoht ja kas Liven hinna poolest tundub meile põhjendatud võrreldes teiste kinnisvarasektori ettevõtetega. Jah, kahjuks ma ei ole sellist analüüs teinud, see analüüs, mis ise tegid, ma arvan, et see on suht suke mõistlik, aga mulle pigem tundub, et kui IPO tuleb, see IPO-t teaksegi üsna turuhinnaga, ta on ilmselt mõistlikult hinnastatud IPO ja kas, ja sa küsid veel, et mis on suke konkreetne näitaja või areng, mis teie jaoks oleks vaja, et tekitada sukest head ostukohta, siis
ütleme, noh, IPO-st üldiselt ma ise ei osta ühtki asja, see on täielik loto. Et pigem hea oleks anda aega nii-öelda mõned kuud ettevõttel aktsial seedida, vaadata, mis meelestatus investoritel on ja võib-olla niisuguse positiivsed tõuke, mis seal ikka annavad ettevõtete tulemused, on ju, kvartaalsed tulemused, aasta kokkuvõtvad tulemused, et kui seal on ikkagist mitu kvartalit sul järjest väga ilusad ja positiivsed numbrid ja ka nii-öelda aktsia on niisugune ülespoole hakanud minema, et siis loomulikult hüppa paadile, kui see tundub sinu jaoks hea tehing. Ja ma siit kohalt lisan veel seda ka, et seal on ka põhjus, miks tavaliselt S&P 500 umbes aasta hiljem, isegi kui ta market cap'i suhtes ja muude kriteeriumid suhtes need ettevõtted nagu vastavad kriteeriumitel, siis ta annab nagu, ma ei tea, kas nüüd on see ka nii, et ta varasemalt nüüd 1 aasta hiljem alles saab peale IPO tulekut nagu sellele S&P-se lisatuna, aga nüüd, kus nüüd antroopikud asjad tulevad, ma ei tea, kas see samamoodi olema ka tõenäoliselt mitte, aga eks näis. Ja, seda ilmselt tõmmati juba lühemaks, et lisatakse kiiresti need suurettevõtted indeksisse ära. Aga need on megacap ettevõtted. Ja see on USA turul, on ju. Aga tõmbame selleks korraks otsad kokku, et aitäh tulemast, Jürgen, ja kohtume siis mingil hetkel uuesti, aga seniks kuulmiseni. Ja, kuulmiseni, kõik head. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool. Aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane nüüd. Pane ära turu. Näe. Ciao. Ciao.